Tere Andreas! Tere Mart! On nädal 22 ja oleme tulnud siia Kesk-Eesti Suviodra põllule. Ja nagu näha, on oder jõudsalt kasvanud ja koos odraga on kasvanud jõudsalt ka umbrohud. Vaatamegi täna, kuidas planeerida esimene pritsering ja milliseid herbitsiide siis valida lähtuvalt umbrohtudest. Siin põllul on näha, et on olemas juba päris hulgaliselt maltsa, on olemas ka ossia ja on olemas ka rapsivarist. Et meil on olemas praegu kaks valikut. Et kindlasti maltsatõrjeks on väga hea segu Nuance 75 VG koos Staranee 333 HL-iga. Et Nuance'i norm võiks olla siis suvivilja põllul 10–15 grammi sõltuvalt kasvufaasist ja Staranee norm võiks olla siis suviodra põllul 0,25–0,3 liitrit hektarile jällegi sõltuvalt kasvufaasist. Aga kui põllul on rohkem raskesti tõrjutavaid umbrohtusid, nagu näiteks põldosi, siis soovitame kaaluda kindlasti ka sellist tõhusat herbitsiidi nagu Ariane S. Ja Ariane S-i kulunorm on siis 2,5–3 liitrit. Nii et vaadake oma põldu ja tehke sellest lähtuvalt siis õige otsus. Aga vaatame ka seda, mida siia paagisegusse võiks veel juurde segada. Andreas, kuidas on olukord Pärnumaa põldudel? Tänu saabunud soojadele temperatuuridele ja headele niiskusoludele on ka Pärnumaal odra kasv olnud üsna jõuline. Ja nagu sa küsisid, Mart, siis sinna herbitsiidi segusse oleks ka väga hea lisada putukatõrje, sest nagu ka siin põllul me juba leidsime ja ka Pärnumaal on tulnud teateid hüpikpoilastest, kes on tõesti juba värskeid odralehti närimas käinud, nii et selle tasuks kindlasti päevakorda võtta. Et eelkõige on väga oluline põlde käia seiramas ja seeläbi siis teha õige valik. Ja Linas Agros on selleks sobilevaks tooteks Teetsis Mega, mida siis kulunormiga 0,15 liitrit hektarile on sobilik herbitsiidi segusse lisada. Ja sinna esimesse pritseringi oleks mõistlik ka lisada natukene leheväetist, sest võrsumisfaasis on odrale väga olulisteks elementideks vask, tsink ja mangaan ning Linas Agro tootevalikus on väga heaks tooteks Setem Grow, mida võiks lisada siis kulunormiga 1–2 liitrit hektarile. Tegelikult on ju nii, et üle aastate on meil põllupilt väga ilus. Ja millise mõttega me võiksime tänase taskutarkuse lõpetada? Sellel aastal tasub panustada.